No nii, meie Denim Dreami moesessioon jätkub siin ja meil on ka täna tennis esindatud ja tennisemodellideks meil on täna Katriin Saar ja Karl Kiur Saar ja Katriinile on juba meik tehtud. Katriin on väga heas tujus, näeb särav välja, kohe varsti läheb pildistamiseks ka. Sa mainisid siin, ma kuulsin vahepeal, et väga mõnus on, kui keegi teine teeb meiki. Et mis tunne see siis on ja kas sa tavaliselt teed ise? Ma olen ise ja ma olen väga huvitatud nagu meigi tegemisest ja mulle väga meeldib ise teha, sest ma näen seda kui kunstivormi. Ja ma tegelen ise ka kunstiga vabal ajal. Nii et vahetuseks oli nagu mõnus, kui keegi teine teeb, et see on nagu väike massaaž su näole. Massaaž on muidugi väga mõnus ja selline kui sinu eest hoolitsetakse, just. Aga mine tea, äkki siis tulevikus hakkad lausa seda ametit pidama või mis sa mõelnud oled, et siin on küll väga palju aega, kuni sa lõpuks karjääri lõpetada, aga võib-olla see on üks mõte või? Ei jaa, miks mitte, selles mõttes, et praegu on hobi, aga äkki kunagi on midagi enamat. Just, väga hea. No Katriin, räägi, kuidas sul üldse praegu läheb, et maailm on selline keeruline ja sassis veidi ja kõik, mis tennise võistlustega seotud ka, et kunagi ei tea, et kes kuskil saab minna või kes on siin, kes on kuskil ära, et kuidas sinu elu praegu käib? Praegu on tennisest väike paus. Mul detsembris tehti operatsioonialane, nii et siis toimub ka nagu taastumine selle pärast, aga üldse on vahest targem võtta aeg maha nii-öelda. Ja ma keskendun ka kooli lõpetamisele hetkel, et mul on 12. klass pooleli. Et siis jah, vaatame seda saab. Ja mõnes mõttes on see aeg isegi siis kasuks, et nii-öelda saab teha teisi asju, nagu sa ütlesid, kooli lõpetada ja aga operatsiooni puhul, ega nagu tavaks on küsida, et ega mitte midagi tõsist ometi? Ei no selles mõttes, et üks väike kondi juurde kasv võeti mult sealt välja, 2 süsti eemaldati. Aga nüüd on jalg iseenesest nagu suht okei. Selles mõttes, et väga palju ei paindu nagu võrreldes teise jalaga, aga valu pole ma ammu tundnud, nii et praegu läheb taastumine väga hästi. See on väga tähtis, sest et sportlane peab valu nii taluma, kui ta teeb raskeid treeninguid, aga mitte seda valu, mida põhjustavad vigastused. Ja seda muret sul on ju natuke ka varem olnud, aga praegu on kõik selles mõttes nagu hästi ja korras. Jah, praegu on kõik hästi. Et kuidas sa nüüd seda aastat nagu edasi näed, et kui väike selline paus on möödas ja oled saanud kooli lõpetatud ja veidi mõelda ja puhata ja siis ikka nii-öelda teie roog edasi tippude poole? No tegelikult ma nagu ei teagi selles mõttes, et ma ei kujuta ette, et eks ma praegu vaatan üks päev korraga, et mis toimub. Kui vaadata ka seda naiste nagu tennist maailmas tervikuna, et siis mulle tundub, et see tase on ühtlustunud, nagu me olemegi tõdenud, et võitjaid on väga palju erinevaid ja kas sa ise pole mõelnud, et tegelikult see oleks nagu nii sulle võib-olla ka kui Eesti teistel tüdrukutel võimalus hea õnne, treenituse ja kõikide asjaolude kokkusattumise korral päris kaugele jõuda? Ei muidugi, selles mõttes kõik on avatud praegu, et minu meelest on praegu ka noored tulevad peale ja kõik võidavad kõiki selles mõttes, et kunagi ei tea, et palju on ümmargune. Et ma ei näe, miks mitte. No kui maailma naiste tipptennist praegu vaadata, siis mis on sinu arvates kõige tähtsam, et seal üldse läbi lüüa? Milline mängustiil ma mõtlen, jah? Jah, praegu on selline tunne, et agressiivne tennise mängustiil on kõige rohkem tulu tooma. Aga eks kõigil on oma stiil selles mõttes, et palju me väljakusse saada. Jaa, see on õige, jah. Tuleb lüüa lihtsalt üks kord rohkem üle ja tennis on lihtne mäng tegelikult, nagu oleme tõdenud, jah. Aga nüüd tennise juurest tänase ürituse juurde, et selliseid pildistamise või moeshowsid oled sa varem ka teinud? On selline kogemus? Tavariietes mitte. Selles mõttes, et olen Kiia sponsori jaoks teinud, aga ikkagi siis on tenniseriided või kalendri jaoks pildistamised. Just ja tenniseaegre jaoks just on vist tehtud, nii et jah. Aga tavariietes on... See on esimene kogemus, sest täna Denim Dreamiga ja kõik stilisti juks on äge värk, eks ja just. Ja sul on ka täna partner pildistamisel, kelleks on Karl Kiur Saar, ta tuli ka praegu just siia. Kui sa kuulsid, et Karl Kiur on sinu nagu partner täna pildistamisel, sul oli väga hea meel. Karl Kiur, tule palun siia poole.
Katriin ütles, et tal on väga hea meel, et sinuga koos pilti teha. Katriin, mis sulle Karli juures siis meeldib kõige rohkem? ei no pull vend on, jumala lahe, tark poiss ja nime jagame ja kõik on tore. nii-öelda minu vend. jah, näeb välja, et just temaga on hea koos pilti teha. just, Karl Kiur, kas sinule meeldib ka koos Katriiniga pilti teha? muidugi, pole küsimust. mis sulle Katriini juures kõige rohkem meeldib? ma ei tea, tore tüdruk ja teeb nalja kogu aeg ja. heas töös ja just mängib ka hästi ja. jah, ega muud ei olegi vaja. jah, just, väga hea, et Katriini ma just tutvustasin kui Eesti naiste potentsiaalne 3. reket koos mõningate konkurentidega, eks kuidas sina oma positsiooni Eesti tennises praegu tituleerid, ma tean, et meil on palju häid tugevaid meesmängijaid, aga ikkagi alati, kui sinuga minnakse platsile vastamine, siis vist kõigil on natukene nii-öelda närv sees või midagi nagu sinus on, mis nagu nii-öelda ka tugevate mängijate jaoks on selline hirmuäratav. väga raske küsimus. ma arvan, et eks ma püüan pingevabalt mängida ja kui tingimused on head ja mulle sobib, siis mul enamasti tulebki mäng hästi välja ja ma arvan, et siis on teistega raske minu vastu. no mis su trombid nagu väljakul on, et mis sa tunned nagu, et minu arust peavad tennisemängil olema mingid sellised oma nagu väga head küljed või millele tema nagu mäng nagu tihti toetub ja millest ta teab, et ta üldjuhul on vastasest parem? et ma püüan ikka taktikalist võimalikult targalt mängida ja nii palju kui võimalik olen ka agressiivne ja üldiselt see mäng toob edu ka. Tuleta meelde, kuidas sul eelmine aasta siin Eestit läks, mis olid paremad saavutused? Pärast karantiini mängisin Viljandis ühe GP, kus ma võtsin finaali ja kaotasin Ivanoviga finaalis. Ja siis mängisin Mastersil ka finaalis Ivanoviga. Poolfinaalis võitsid? Poolfinaalis võitsin Klinkat. Klinkat, see oli hea, seda mängu. See oli hea, mängisin hästi. Just. Aga väga tore, et teid on hea siin koos näha pildistamisel ja kohe hakkame varsti, kui Saskia Arusaluga on sessioon tehtud, siis saate kenad riided ka selga ja loodame, et tulevad siis kenad pildid ja soovin teile omalt poolt mõlemal edu nii tenniseplatsil kui muidu ka elus ja loodan, et teid ootab veel palju positiivseid emotsioone.